Kas teate, et suvel teater ei puhka, vaid ta elab siin Pärnus Endla teatris ja kohe saama kokku teatri lavastajaga Kaili Viidasega, kes räägib meile, millised tükid on meil varuks suvel. Ja teate, kas teatri tulla või mitte tulla, selles ei ole üldse küsimus. No, Pärnu on suve pealinn, aga meie teame, et Pärnu on ka suveteatri pealinn ja Endla on see koht, kus siis teater elab terve suve. Ja praegu me oleme nagu omadega võsas. Ma ei tea, kas see on nüüd teatrisaal või mis asi see on? Ütleme niimoodi, et see on selline nagu kontseptsiooni või idee osa, et kogu selle Hamleti lavastuse tegevus toimuks siis külmal, kõledal, Jüütimaal, lagedal väljal. Siis praegu meie asume nii-öelda selles kohas, kus kohas on publik ja publik istub hoopis meie siis peade kohal. Et see annab nii huvitava võimaluse, mismoodi vaatadki, et ahaa, nemad on nüüd koos seal, nemad on laiali, siin on mingisugune kes mis käigu teeb, et see lavapind on ka tehtud selliseks, et siin on väga palju võimalik projitseerida pilti, videopilti, valgust ja see loob sellise atmosfääri teatri tegelikult. Siin kasutatakse teatrietenduse jaoks pole väga ebatavalist vahendit veel, milleks on laser. Ta on selline väga kihvt vahend, millega veel nagu siis luua seda teatrielamust. No peale selle korraldava meeskonna on teil ka vägev näitlejate tiim, et kes teil kõik selles tükis mängivad? Põhimõtteliselt on ju Endla teatril juba endal nii silmapaistav näitlejaskond, aga see seltskond, kes siia Hamletisse nüüd mängivad, et Sten Karpov, kes siis mängib Hamletit, siis tema armastatud Ofeeliat tuli meile külalisena mängima Maarja Johanna Mägi, aga siis on meil siin veel Ago Anderson ja Karin Tammaru, Priit Loog, Liis Karpov, Ireen Kennik, Tambet Seling, ja see lugu ise, mida nad jutustavad, räägib minu jaoks ikkagi mehest, kes jäi armastusest ilma. Ja siis, mis temaga juhtub, et milline see vägivallarada ikkagi on, et see vana tõde, et vägivald sünnitab vägivalda. Lisaks sellele pöörasele klassika siis mängule, mis siin Küünisaalis toimub, on tegelikult suures saalis on meil poisid, mehed möllavad ja ka päris nagu äge seltskond, et Karl-Andres Kalmet teeb oma esimese lavastuse. Ma olen aru saanud nendest väikestest klipikestest, et seal käib mingi päris teravmeelne dialoog oma vahel, et selline võib-olla tögamine kohati, ärapanemine. Ilmselt selline mehi toetav lugu või nagu mehisust toetav lugu, mulle tundub vähemalt nii. Kui Omadega ja Hamlet on tehtud siis Endla teatril ainult selleks suveks ja mängimegi ainult valitud korrad, siis tegelikult on Endla teatril selline klassikaline välja kujunenud suvehooaja mängimine, kus me mängime oma tavarepertuaari siis Pärnusse tulevale puhkajale, sellisele kodumaisele turistile enamasti, et see repertuaar on nagu päris lai ja peaks leiduma igasugusele maitsele tegelikult sobivaid lavastusi, et seal tasub kindlasti Endla leheküljel käia nagu piilumas, uudistamas, et mis seal mängukavas on ja sealt saab teada nii kuupäevad kui hinnainfo, kui ka siis lavastuste tutvustused, et loodame, et tuleb teatrirohke ja pikalt mõnus soe suvi.